Tere tulemast, mina olen Priit, üks Tour de France'i korraldajatest ja see on minu lugu. Iga hommiku sama jama. Ärkad hommiku üles, vaatad aknast välja ja lähed määrid suusad ära. Ja ratas seisab lihtsalt. Ma olen Eesti triatlonis olnud viimased 20 aastat ja võistelnud juba noorteklassis saati ja mahud on tõusnud järk-järguliselt sprindidistantsidelt olümpiadistantsini, olümpiadistantsid poolpikkadeni ja poolpikkadest juba täispikkadeni. Läbi aastate olen käinud ujumistrennis ja jooksutrennis, kuid ei ole kunagi tegelikult käinud spetsiaalses jalgrattatrennis. See on kusjuures väga imelik, sest et just jalgratas meeldib mulle nendest kõigest sellest 3 alast kõige rohkem. Ja Tour de France on minu jaoks võimalus endale see aeg leida, see aeg endale investeerida, et ma saaksin tegeleda ainult selle rattaga ja loodetavasti see annab mulle väikse boosti nagu hooaja teisele poole juurde. Minu jaoks, kus see tuuri mõte üldse tuli või juba aastaid tagasi, kus ma telekast vaatad Tour de France'i ja mõtled, et no mis tunne see ikkagi on, et nagu võistelda on ju, samas see ei ole ikkagi nii, nagu meil kodused võistlused on, kus sul stardist alates pannakse punasesse ja oled seal põhimõtteliselt lõpuni välja, et seal ikkagi pead oma jõudu seal jagama päevast päeva, mingid päevad olema tugev, mingid päevad nii-öelda puhkama, aga et ikkagi, et see eesmärk on see tuur nagu läbi nagu sõita, et ma tooks nagu võib-olla võrdlusmomenti näiteks suur vahe, kas ma lähen triatloni sprindi starti või lähen täispika starti, et sprindi starti ma võingi minna enese ohverdavalt nii-öelda punases panema, aga kui ma lähen täispika starti, siis ma pean ikka üli nagu rahulikult võtma ennast nagu tagasi hoidma, ennast nii-öelda õigelt nii-öelda ennast nagu peissima ennast. Et ma arvan, et ka see emotsiooni mõttes või nagu motivatsiooni mõttes on täiesti 2 erinevat nagu päeva mul, et ühel juhul ma tean, et mul on pikk distants minna ja ma võtan seda ka sellega, et mul ongi pikk distants minna. Teisel juhul ma võin ka võtta seda, et ma võin ennast niimoodi ära nagu tappa ja see finiš tuleb niikuinii ennem vastu, kui mul väga nagu raskeks läheb. Et selle tuuriga seoses on see ka, ma arvan, et ei pea nagu kartma seda, et see tuur on ilgelt pikk ja tuleb hästi raske, et ma arvan, et see on nagu kõigile meil samasugune katsumus, kui me seal õlg õla kõrval sõidame, siis ma arvan, et me üksteist toetades suudame selle kõik nagu läbi sõita. See pole midagi ületamatut. Rattatreeningud on Eestis tihti kole üksluised, et kodust lähed ikka välja enamasti samasse suunda või siis teiste suunda, aga neid suundasid väga palju variante pole. Sellepärast mul väga palju meeldib käia ka lõunalaagrites, et seal on uus piirkond, uued rajad, iga päev lähed teist ringi pidi, järgmine päev teed sama ringi teistpidi ja selles mõttes sa neid nagu vaateid ja neid kohti, mida sa näed, on nii palju rohkem. Et ka sellepärast see tuur on minu jaoks nagu hästi südamelähedane, et ma sõidan nii-öelda linnast linna ja kogu rada on minu jaoks uus ja nii-öelda kordumatu võib-olla, et millal ma sinna veel tulevikus satun, seda ma ei kujuta ette, et kõik need Rootsi, Taani, Põhja-Saksamaa, Holland, Belgia, kevadised klassikurajad. Et tule minu kõrvale, räägime juttu 2500 kilomeetrit ja läbime selle tuuri koos. Kaua see talv ikka siin vastu peab, et ikka see suvi ei ole enam mägedad, aga tule lähme sõidame Prantsusmaale.